Siin on meil siis ka juuli kokkuvõte. Social Trading tegi siis juulis Fingo Pro 1 2,12% ja Fingo Pro 5 4,97%. Ja kui me räägime siis tulemustest sellest ajast, kui need mõlemad käima hakkasid, siis Fingo Pro 1 on teinud 79,22% ja Fingo Pro 5 on teinud 156,36%. Ja kui sa veel ei tea, siis kuutasu sellel ei ole ja midagi tegema ei pea, täiesti käed vaba, lihtsalt avad endale kauplemiskonto, avad endale Avoria Prime'i konto, kannad raha sinna oma kauplemiskonto peale, ühendad süsteemi ära ja paned selle tööle, ongi kõik. Ja üks väga oluline aspekt veel siia juurde, mida ilmselt paljud ei tea, on see, et see, kuidas siis tehakse kasumi jaotust, sealt võetakse siis ära 30% kasumist. Need numbrid, mis ma siin välja olen käinud, need on juba numbrid, kus on see nii-öelda teenustasu või performance fee maha võetud. Ja kuidas seda performance fee võetakse? See võetakse selles mõttes tagantjärgi, et kui on avatud tehingutel miinus suurem kui samal kuul teenitud kasum näiteks, siis mingisugust performance feed ei võeta. See võetakse pärast tagantjärgi. Oletame, et kui teed 10% kasumit ühes kuus, mis oleks nagu, ma ei tea, jackpot on ju, et ei tasu loota, et see ka päriselt juhtub. Aga oletame, et kui see peaks juhtuma ja siis samal kuul oli avatud tehingute miinus näiteks 20%, siis too kuu ei võeta mitte mingisugust teenustasu sinu käest. Nüüd, kui aeg läheb edasi ja see fondihaldur teeb asju õigesti, siis see jooksev miinus kahaneb ja kahaneb ja kahaneb, kui ta jõuab siis lõpuks alla seda summat, mis on kasumit teenitud. Ehk siis kui lõpuks ütleme, drawdown on 5%, aga kasum oli 10%, siis võetakse selle 5% pealt see performance fee. Ja kui lõpuks drawdown ehk siis avatud tehingute miinus jõuab 0, siis võetakse kogu vahepeal teenitud kasumi pealt see teenustasu maha. Ehk siis seal võib vahepeal tekkida selline tunne, nagu võetakse sinu käest alusetult performance feed, aga see kõik on nii-öelda siis tagantjärgi arvestusega. Nii, lähme edasi. Kraitos. Nagu näha, siis Kraitose konto, ma nüüd näitan siin teist kontot, sellepärast, et see teine konto, kui näitasin, see on tegelikult üks aega töötanud juba Kraitose liidi peal, et see oleks ebaaus või ebaõiglane misleading nii-öelda näidata siis seda Kraitosena. Igatahes, nüüd see konto, mida ma näitan, mis on puhas Kraitos, tegi juulis 2,37% kasvu ja algusest peale see konto on teinud peaaegu 50%. Kraitos X tegi juulis 3,13% ja siis selle konto algusest peale on see teinud 16% kasvu ja Kraitose liit tegi 3,86% juulis, mis siis annab kogu tulemuseks selle konto peal 24,18%. Nii, läheme siis edasi. Vaatame, mida on teinud Flash ja Gearbox. Flash tegi 3,27% ja Gearbox tegi 1,91% juulis. Ehk siis ei ole ka üldse pahad tulemused. Ja siia lõppu veel nii palju, et kõige lihtsam on kasutada social tradingut, see on kuutasu vaba ja kes siis tahab nagu rohkem hands-on olla, kes tahab ka ise kaubelda, need omada kontrolli olukorra üle rohkem, siis loomulikult on robotid, kui sa oled varem kasutanud Avoria Prime robotit, siis sul on võimalik täitsa mõistlikul tingimustel seda teha, aga konto suurus peaks olema vähemalt 5000, alla selle ei ole üldse mõtet, sellepärast et kuutasu sööb kogu see kasum ära. Ja kui sa oled täiesti uus inimene, siis anna endast märku, leiame mingisuguse lahenduse sinu jaoks. Nii, aga siis järgmise korrani.